Tänapäeval on mängust saanud koertele töö, aga iga mäng on natukene parem, kui seda osatakse õigesti mängida. See aga eeldab ka peremehelt natukene teadmisi. Kuidas siis ikkagi orienteeruda koerte mängudes ja mänguasjades? Sellest hakkamegi kohe rääkima. Koera mängumaailm on täpselt sama kirju nagu laste mängumaailm. Kas koera mänge saab kuidagi liigitada ka? Jaa, koera mänge saab väga kenasti liigitada. Mina isiklikult liigitan, ütleme mänge, kui niimoodi ma mõtlen, on vedamismängud, on sellised viske- ja toomängud ja siis on puslemängud, mis on siis koerte nagu mõtlemise arendamiseks. Iga selline mäng eeldab ka mingit mänguasja, eks ole? Täpselt nii. Et kui te koerapoes ringi käite, siis need riiulid on väga-väga kirjad. Aga samamoodi jälle, et neid erinevaid mänguasju saab kõiki panna nagu mingisse kindlasse kasti, ütleme piltlikult öeldes niimoodi, et ongi vedamismänguasjad, mis on ühes kastis, on närimismänguasjad, mis on ühes kastis, on mõttemänguasjad, mis on ühes kastis. Ja kui ma tahan kindlasti kasutada koera nagu nii-öelda saaki ja lasta tal joosta, et siis igasugused viskamismänguasjad, kus on nöörik küljes ja pallid, et need on ka siis omaette kastis. Kui ma lapsevanemana lähen mänguasja poodi, siis mänguasjad on kallid, nad on kvaliteetsed, nad vastavad katsiljonile ohutusnõudele. Aga minu küsimus on ikkagi see, et ta maksab palju, aga et oleks vastupidav. Oskad sa soovitada mõnda kindlalt vastupidavat tugevat mänguasja? No kõige tugevam mänguasi, mis mina turul tean, on kindlasti Kong ja siis kui me räägime Kongi liini, nagu nii-öelda tooteliinist, siis Kong Classic. See võib nagu rahulikult käsi südamel öelda, et see on pommikindel. Kui me räägime nagu koera närimisest, siis ta on tõesti pommikindel. No milline on üks hea närimismänguasi? Üks hea närimismänguasi on selline, kuhu mahub sisse vähemalt pool koera päevasest toidukogusest. Miks see on oluline on sellepärast, et kui koer närib ja tegeleb toiduga, siis tegelikult see rahustab teda. Ja samamoodi pikendab seda mänguasja kasutusaega, sellepärast, et toitu jagub seal rohkem. Ma olen lugenud paari artiklit selle kohta, et tänapäeva koertel on kodus igav. Inimesed on tööl, koerad on pikalt üksi, kas puslemängud võiksid olla ühed sellised lahendused sellele igavuse murele? Igavuse murele on lahenduseks liikumine või siis mõttetöö. Ja tõepoolest tänapäeva inimesed ju käivad tööl, koer on 8 tundi üksinda kodus. Kõige lihtsam viis, kui mind ennast ei ole, on koerale tegelikult anda mõttetööd siis just nende närimis või siis puslemängudega. Puslemänguasjad on sellised, kuhu sisse käib toit. Aga mida nüüd nende tiri- ja tõmbamänguasjade puhul arvestama peab? Sikutamismängudega tuleb arvestada sellega, et seal ei tohiks mängu jooksul võib-olla lasta koeral nii palju võita. Et olulised reeglid on sellised, et inimene peab alati alustama mängu. Koer ei tohiks inimese käsi või üldse nahka puudutada mängu jooksul isegi mitte kogemata. Ja inimene on ka alati see, kes lõpetab mängu. Ja igasugused tirimismänguasjad või räägime interaktiivsetest mänguasjadest, kus me koeraga koos mängime, neid ei tohiks jätta koerale kätte või siis lihtsalt vedelema kuskile. Eraldi asjad on veel viskamise mänguasjad, eks ole? Nendest oli ka põgusalt juttu. Mida nüüd viskamismänguasjade puhul peaks teadma? Viskamismänguasjad meeldivad koertele, eriti pallid ja veerevad ja lendavad asjad, sellepärast, et me kasutame ära selle mängu mängimiseks nende saagi instinkti. Mida peaks nagu siin silmas pidama on see, et mitte seda saagi instinkti liiga palju toita. Ja kuidas me saame sinna saagi instinkti kontrolli või sellise impulsi kontrolli sisse panna, on kehtestades mõned reeglid näiteks viskamismängudesse. Ja üldine reegel, mida mina siis kasutan, on see, et enne ma ei viska koerale palli või seda asja, mida ta tahab, kui ta vaatab mulle silma, istub ja saba seisab paigal. Kaine mõistus ütleb, et need viskamismänguasjad, pallid, et neid saab ju tegelikult igast tavalisest poestki, mitte spetsiaalselt siis looma oma. Et miks ma peaksin eelistama loomapoe viskemänguasja? Kui me toome niisuguse populaarse mänguasja koerte puhul, näiteks tennisepallid, et miks tennisepallidega mitte mängida on sellepärast, et esiteks tennisepallid kulutavad hambaid, sellepärast nende pealmine kate on abrassiivne. Teine asi on see, et need lähevad kergesti katki, sealt tuleb tükke, mis ei ole tegelikult koera seede kulgelal üldse kuidagi ohutud. Üks selline populaarne mänguasi, millega omanikud oma koertega mängivad, on ka ju puuoksad. Ja puuoksad on sellised asjad, kus tuleb pindasid ja tükke ja koerad tegelikult muutuvad nagu obsessiivseks nende oksade pärast, sellepärast sa ei saa väljas ringi liikuda, sest iga oks on huvitav. Selle jaoks on ka siis Kong töötanud välja sellise nii-öelda, ütleme, ohutu oksa, jah. Ja selle ohutu oksa, siis ütleme need eelised teiste oksade ees ongi see, et ta on tehtud patenteeritud Kongi kummist, ta on väga vastupidav, koerad võivad seda närida ja mis on veel selleks hea plussiks on see Kong ujub ka vees ja see, ütleme, selle siis ehitus on selline, et ta on piisavalt pikk,
nii koer kui inimene saab sellest vabalt kinni hoida. Vaatan siin seda keeret ka sees, tunduks, et see võiks isegi kuidagi nagu hammastele hästi mõjuda. Kongi need need paunad ja kõik need sooned või pilud, mis kuskil on, need ongi selle jaoks, et koera hambad läheksid sinna vahele ja mehaaniliselt puhastaksid hambaid. Ehk siis igasugune närimine ja tirimine on tegelikult hea ja positiivne. Kui vahest võib olla niimoodi, et ei ole väga hea, et ta meie ketse närib. Jah, ilmselgelt. Ma saan kongil panna nööri külge, ma saan teda visata 50 meetri kauguse, mina viskan. Mina ei viska nii kaugele, ma arvan. Ma saan selle ilma nöörita teda kasutada lihtsalt närimis- või pusle mänguasjana. Ja kui ma tahan, ma ei pea seda nööri külge panema ja ma saan seda niisama ka visata. Ehk siis nööriga ma saan seda kasutada vedamismänguasjana, viskamiseks ma saan teda kasutada viskamismänguasjana ja pusleks ma saan teha tast nagu raske sellise mõttemängu, et koer peab natuke vaeva nägema, et see toit sealt kätte saada. Ehk siis tegelikult me räägime ühest korralikust kummijunnist, millel on auk läbi. Jah, tavainimese jaoks korralik kummijunn, millest on auk läbi. Koera jaoks on kõik mänguasjad, võib öelda sellise lause, et küsimus ei ole selles, et mis ta asi ta on, vaid see, mida sellega teha saab. Kõik mänguasjad muutuvad koera jaoks nagu meeldivaks, kui me sellega piisavalt palju tegeleme või see õpetame talle mängima selle mänguasjaga. Koera saab õpetada mängima siis, kui sa mängid mänguasjadega, nagu oleks niisugune loogiline. Kui sa koera saaks mängida, siis mängi temaga. Mida inimesed teevad, on see, et nad ostavad poest mänguasja, näitavad seda koerale, koer liputab saba, annavad selle koera kätte ja jätavad koera üksi selle mänguasjaga. Mänguasjadega on oluline see, et me mängiksime nendega koos. Siis tõuseb ka mänguasjade väärtus. Ja kui me ei jäta neid niisama välja vedelema ja need on olulisemad tänu sellele, et need tulevad välja ainult mänguajaks. Koos inimesega, siis see muutub nii heaks nagu motivatsioonivahendiks, millega tegelikult me saame ka sotsiaalseid oskusi koerale õpetada.